Tere, Maria! Me oleme jõuluajal tulnud ühte pensionisse, kus meil on eesmärgiks rääkida ühest olulisest, aga tegelikult hästi lihtsast teemast. Tead, Monika, mu elus on kõik hästi. Ma olen terve, mu laps on terve, mu pere ja vanemad, nendega on hästi. Järjest enam ma mõtlen sellele, mis saab minust ja minu perest ja toimetulekust siis, kui minuga midagi juhtub. Kus on minu kodu, kui ma ei saa hakkama iseendaga ja kes võtab selle eest vastutuse ja kes hakkab minu eest hoolt kandma? Ka mina olen selle peale väga palju mõelnud. Võib-olla see tuleneb sellest, et lapsed on juba päris suured, teisalt on õnneks olemas vanemad ja selles vanuses tihtipeale peredes on niisugune hoolduskoormus, kus sa pead hoolitsema oma laste eest, pead tagama neile koolis käimise, trennides käimise, ülikool on ukse ees ja täpselt samamoodi paneb see mõtlema, et aga vanemad muutuvad iga aastaga vanemaks ja nõrgemaks. Kuidas ma selle kõigega toime tulen, kui ühel hetkel enam vanemad ei saa, ema ei saa hakkama iseendaga? Mis on minu variandid? Kas ma tulen töölt ära selleks, et ema eest hoolt kanda? Või mul on olemas koht, kuhu ta panna? Kui ma leian selle koha, mis mulle tundub, et on hea kvaliteediga, ma saan tunda ennast turvaliselt, et emaga on seal kõik hästi, aga kas ma jõuan sellest maksta? Mina olin viimased, põhiliselt praktiliselt bussijuht. Pensionaati, seda ma ei tea isegi teataks, kui olin siin ja Raplas peale abikaasa surma tead, siis ma natuke nagu ka siis, et üksinda seal ja teised käivad tööl tead tütredes. No, kui üldse saab olla niisuguse pensioniga, siis kui tuhat naabertreh peab olema vähegi mõistlik, siis saab hakkama. Ega ta nüüd oma kodus on ikka parem. Monika, ma ikka mõtlen selle peale, et me räägime ju lõppkokkuvõttes ikkagi rahast. Mina muretsen, aga minul on tunne, et sina vist juba muretsema, sa oled Riigikogu liige, sotsiaalkomisjoni liige. Kas sina muretsed enda tuleviku pärast ja selle pärast, kas sa saad ise ennast ja oma lähedasi vajadusel üleval pidada? Loomulikult, Maria, ma muretsen, et kui ühel päeval me oleme selle olukorra ees, et meil on vaja teha valikuid ja langetada seda otsust, lapsed, panna kaalukausile lapsed, oma vanemad lähedased, siis kuidas see on võimalik tagada? Ma muretsen selle pärast nagu iga teine inimene, sest see teenus, hooldekodu teenus on Eestis väga kallis, sest siiamaani on riik sisuliselt oma käed puhtaks pühkinud sellest ja öelnud, et oma lähedaste eest hoolitsemine on perekonna kohustus ja ülesanne. Ma ei ole sellega nõus, sellepärast, et kui ühel hetkel on seda hoolt ja abi vajab rohkem kui üks perekonnaliige, siis käib see, ma arvan, 99% Eesti elanikest üle jõu. Monika, too mõni näide teenuste ja hindade kohta. Eestis on umbes 150 hoolekandeasutust, üle terve Eesti. Hinnad, kui sa tahad teada, kui palju, kui kalliks see teenus läheb, on väga erinevad. Alates 600 eurost kuni 1200–1400 euroni. Kui me võtame, et Eesti keskmine pension on järgmist aastast 446 eurot, siis see on umbes pool hooldekodu koha maksumusest. Lahendusi on mitmeid. Sa võid kõigepealt ise loobuda tööst, mis ei ole ju väga mõistlik, arvestades meie vananevat ühiskonda, arvestades seda, et meil ei ole maksumaksjaid. Ideaalis peaks olema nii, et inimene oma pensioni eest saab tagada endale hooldekodu koha. Ja ta saab seda teha rahuliku südamega. Ideaalis võiks olla loodud selline fond või kindlustus, et kui inimene jõuab pensionikka, ta vajab hooldust, ta annab näiteks oma hooldekodu koha eest oma pensioni, riik paneb või omavalitsus paneb teise osa ja lepitakse kokku, et näiteks perekond või lähedased kannavad ka väikest oma vastutust. See on kokkuleppe küsimus, kas see on 10% või mingi muu summa, aga et see vastutus oleks jagatud. Me jõuame ikkagi lõpuks rahani, ehk kes selle siis kinni maksab, kui pension on väike. Ja selleks ongi vaja, et me saame juba väga noorelt, kui me oleme tööealised ja meie tervist on korras, meil oleks võimalik panustada sellesse. Ja kas või maksta näiteks hoolduskindlustust
et kindlustada oma tulevikku. Kui mul ei ole enam võimalik piisavalt maksta kas kogukonna hoolduse eest või ka hooldekodu koha eest, et ma tean, et ma olen sinna panustanud ja ma tean seda, et see osa, mis minu pensionist jääb puudu, on võimalik kuskilt katta mujalt kui oma laste arvelt. Minu arvates on väga oluline tunnistada, et meil on see probleem, meil on liiga palju eakaid, meil on hooldekodukohad on liiga kallid, hooldus ei ole võib-olla sellise kvaliteediga, nagu me tahaksime seda näha, et me avaksime selle diskussiooni, arutaksime ühiskonnas, kas või oma jõuluõhtul laua taga. Ma tahan uskuda sellesse, et väärikalt vananemine on võimalik, et ma ei pea muretsema selle pärast, kas mul on tuba soe ja kas minu mähkmed on kuivad. Ma tahan uskuda sellesse, et minu lapsed ei vihka mind selle pärast, et nad peavad liiga palju maksma hooldekodu koha eest. Ja tegelikult tahaksin ma lihtsalt uskuda sellesse, et elu lõpp võib olla inimväärne. Minu soov on, et sellel aastal võtaksid pered endale jututeemaks jõululaua ääres lähedaste eest hoolitsemise. Ja minu teiseks suureks sooviks on, et valitsus hakkaks hoolduskindlustust arutama ja teeks seda juba sellel aastal.